Enamik inimesi, kes teavad midagi Iraani ajaloost, teavad 1979 aasta revolutsioonist. Islami revolutsioon, pantvangikriis, ajatollad. See on ilmselt kõige enam kajastatud sündmus Lähis-Ida kaasaegses ajaloos. Aga sellest ei räägi keegi. Iraanis toimus veel üks revolutsioon üle 70 aasta varem. Ja sõltuvalt vaatenurgast võib see olla isegi olulisem kui 1979 aasta revolutsioon. Vaada, 1905. aastal oli tavalistel iraanlastel lõpuks mõõt täis. Nad olid aastakümneid pealt vaadanud, kuidas nende valitsejad müüsid riiki tükikaupa brittidele või venelastele. Nad olid näinud, kuidas välismaised ettevõtted ammutasid Iraani ressursse, samal ajal kui iraanlased ise jäid vaeseks. Nad olid näinud, kuidas valitsev klass hoolis rohkem enda ellujäämisest kui rahvast, keda ta pidi juhtima. Ja nii tegid nad midagi, mida peaaegu keegi ei oodanud. Nad korraldasid tohutu revolutsiooni. Kaupmehed sulgesid oma poed, vaimulikud andsid välja avaldusi ja meeleavaldajad hõivasid kõikvõimalikke kohti. 2 aasta jooksul sundisid nad šahi vastu võtma midagi, mida Iraanil polnud kunagi varem olnud. Põhiseaduse ja valitud parlamendi. 1906. aastal sai Iraanist konstitutsiooniline monarhia ja tavalistel iraanlastel oli esimest korda riigi ajaloos tegelik poliitiline esindatus. Mõtle, mida see tähendab. See oli 1906 aastal Lähis-Idas. Iraanlaste loodud põhiseadus oli tollal üks esimesi põhiseadusi, mis Lähis-Idas seni oli olnud. Ja see oli üks kõige moodsamaid, isegi tänapäevani. Aga britid ja venelased rebisid selle tükkideks, sest nad polnud eriti rahul sellega, et Iraanis oli parlament. 1907. aastal istusid nad maha ilma ühegi iraanlaseta ruumis ja allkirjastasid Anglo-Vene konventsiooni. See konventsioon jagas Iraani 2 mõjusfääriks. Põhjaosa läks Vene impeeriumile ja lõunaosa Suurbritanniale. Parlament, mille eest iraanlased olid just verd valanud, muutus üleöö peaaegu tähtsusetuks. 2 impeeriumi otsustasid, milleks Iraani kasutatakse ja Iraani enda demokraatiakatse ei mänginud selles otsuses mingit rolli. See kogemus ei läinud iraanlastel kunagi meelest. Mälestus millegi tõelise loomisest ja selle nägemisest, kuidas välisriigid selle lihtsalt olematuks tegid. See haav jäi avatuks. Kui sa tahad Iraani mõista mitte ainult 1979 aasta versiooni, vaid kogu pilti, siis põhiseaduslikust revolutsioonist peadki alustama. Just sealt me alustamegi oma uues taskuhäälingus Searching History. Tegime just oma esimese mitmeosaline sarja, mis keskendub Iraani ajaloole, et mõista, miks Iraan on täna selline, nagu ta on. Kui see sind huvitab, saad kohe vaadata esimesi 2 osa. Kliki lihtsalt kirjelduse all olevale lingile või otsi Searching History sealt, kus sa tavaliselt taskuhäälinguid kuulad. See on link kirjelduses, link saate märkmetes või lihtsalt otsi Searching History sealt, kus sa oma taskuhäälinguid kuulad.